Peatükk 3. Ristija Johannese jutlus. Neil päevil tuli ristija Johannes ja kuulutas Judea kõrves ning ütles: parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema on nimelt see, kellest prohvet Jesaja on rääkinud, üteldes: hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad. Aga Johannesel oli riie kaamelikarvust ja nahk vöövööl, ja tema toit oli rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks välja tema juurde Jeruusalemm ja kogu Judea ja kõik Jordani ümberkaudne maa. Ja ta ristis nad Jordani jões ning nad tunnistasid oma patud. Aga nähes palju varisere ja sadusere tulevat ristimisele, ütles ta neile: te rästikute sigitis, kes on teile märku andnud põgeneda tulevase viha eest? Seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja ja ärge arvake võivat ütelda iseenestes: meil on Abraham isaks. Sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Ent kirves on juba puude juure küljes. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, aga kes tuleb pärast mind, on vägevam mind ja mina ei ole kõlvuline temale jalatseidki kandma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ta viisklabidas on tema käes ja ta puhastab oma rehealuse ja kogub oma nisud aita, kuid aganat ta põletab ära kustutamatu tulega. Jeesuse ristimine. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde Johannese juurde, et see teda ristiks. Kuid Johannes peatas teda üteldes: minul on vaja, et sina mind ristiksid ja sina tuled minu juurde. Jeesus vastas ning ütles temale: olgu nüüd nii, sest nõnda on meie kohus täita kõike õigust. Siis Johannes andis temale järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta sedamaid veest välja ja ennäe, taevad avanesid ja ta nägi Jumala vaimu laskuvat alla kui tuvi ja tulevat tema peale. Ja vaata, taevast kostis hääl, mis ütles: see sinane on minu armas poeg, kellest mul on hea meel.